Argumenti saab kasutada igas suhtlusolukorras, kus meil on vaja oma mõtteid kellelegi teisele põhjendada. Üks hea viis oma argumenteerimisoskuste arendamiseks on võistluslik väitlus. Väitlus on mõttemäng, mille eesmärgiks on argumenteeritud seisukohtade esitamine ja põrkumine. Väitlemist saab õppida ja harjutada just erinevate väitlusformaatide abil. Formaat tähistab reegleid, mis seavad väitlusele kindlad piirid. Ja need reeglid on vajalikud, et toetada väitluse ajal toimuvat arutelu. Võib öelda, et just formaat eristab väitlust vaidlusest. Eestis on kõige levinum keskkoolide väitlusformaat ehk KK-formaat. Selle formaadi järgi osaleb igas väitluses 2 võistkonda, kes väitlevad mõnel etteantud teemal. Jaatus, kes on teema poolt, ning eitus, kes on teema vastu. Mõlemas võistkonnas on 3 väitlejat, kes kõik täidavad väitluses erinevat rolli. Esimeste kõnelejate ülesanne on väitlus üles seada ja esitada enda poole peamised argumendid. Seda väitluse ülesseadmist nimetatakse tihti ka raamistamiseks. Ja selle osana tuleks defineerida tähtsamad sõnad. Püstitada kõnealuse teemaga seotud probleem ning tuua välja plaan ehk lahendus sellele kirjeldatud probleemile. Eituse esimene kõneleja peaks lisaks raamistikule ja esimestele argumentidele tegema ka ümberlükked jaatava võistkonna esimesele kõnele. Teiste kõnelejate põhiline ülesanne on lükata ümber vastasvõistkonna esitatud argumente ja tuua väitlusesse ka oma poole lisaargument, mida nimetatakse laienduseks. Kolmandate kõnelejate ülesanne on organiseerida seni väitluses kuuldu just peamisteks vaidlusküsimusteks ning lükata nende abil ümber vastaste esitatud argumendid. Kolmandates kõnedes ei tohi väitlusesse tuua uusi argumente. Küll aga on lubatud teha uusi ümberlükkeid ning tuua uut tõestusmaterjali. Esimest, teist ja kolmandat kõnet kutsutakse ka konstruktiivseteks kõnedeks. Nende eesmärk on viia väitlust sisuliselt edasi. Lisaks nendele kõnedele esitavad mõlemad võistkonnad ka 4. kõne ehk siis lõpukõne. Lõpukõne peab võistkonna esimese või teise kõne esitanud väitleja. Seega mõlemas tiimis kokku 3 väitlejat, kui kõnesid esitatakse 4. Lõpukõneleja eesmärk on näidata, miks väitluses öeldu põhjal ja peale just tema võistkond. Lõpukõne ei tohi sisaldada uut infot, vaid peab tooma esile tähtsamad juba esitatud mõtted. KK-formaadis on kõigi konstruktiivsete kõnede pikkus 6 minutit. Need lõpukõned siin lõpus on 3-minutilised. Kusjuures väitluses on antud ka mõtteaeg, mis tähendab, et iga kõne, peale nüüd siis jaatuse esimese kõneleja, saab enne oma kõne võtta 1 minuti mõtteaega. Väitlus algab jaatuse esimese kõnega, millele omakorda järgneb siis eituse esimene kõne. Ja niimoodi vahetub see kõnede järjekord kordamööda ühelt tiimilt teisele, kuniks siis lõpukõnedeni. Seal toimub vahetus. Nimelt esitab eitus oma lõpukõne esimesena. See tähendab, et eituse 3. kõnele järgneb eituse lõpukõne. Ja alles siis saab sõna jaatava poole lõpukõneleja. Et muuta väitlust hoogsamaks, saab vastasvõistkond kõnede ajal pakkuda parasjagu kõnelevale isikule vahemärkuseid. Need vahemärkused võivad olla näiteks küsimused nende argumentide põhjal, mida kõneleja esitab, või siis kiired ümberlükked. Üks vahemärkus kestab maksimaalselt niimoodi 15 sekundit. Ja neid saab pakkuda ainult konstruktiivsete kõnede ehk siis nende esimese 3 kõne ajal. Vahemärkused ei tohi pakkuda kõne esimese ja viimase minuti jooksul. Ehk siis need 4 minutit, mis seal keskel on see aeg, millal vahemärkuseid saab esitada. Lisaks KK-formaadile on maailmas veel palju ja palju teisi väitlusformaate, millesse me täna täpsemalt ei süvene. Küll aga on iga formaadi eesmärk teha ühte ja seda sama. Teha väitlejate jaoks selgeks, kuidas väitlus kulgema peaks. Seega ei tasu formaati karta. See aitab pidada selgeid ja sisukaid väitluseid.